Daamid ja härrad, tervist ja tere tulemast kuulama või vaatama Noorteseire Radari podcasti järgmist episoodi. Minu nimi on Roger, olen selle podcasti mootoriks ja sel korral on minu külaliseks siin üks hurmav noormees ühest ääretult olulisest organisatsioonist. Minu vastas istub Kaarel Taimla, kes on siis Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees. Tere, Kaarel! Tere hommikust! Mul on selline tunne, et sa võtad mind nii hästi vastu ainult selle pärast, et sa oled samas organisatsioonis ise juht olnud, aga väga meeldiv, väga meeldiv. Ma arvan, et mul on lihtsalt sümpaatia inimeste vastu, kes noortega tegelevad. Väga hea. Sinu hinnangul, kuidas kõige lihtsamalt defineerida, mis asi on noorte osalus? Mul on siuke tunne, et sellega ei ole veel keegi nagu jõudnud päriselt kokku leppida, aga algab see põhimõtteliselt näiteks koolitasandil, vähemalt meie jaoks küll. Õpilasesindused, inimesed räägivad kaasa nendel olulistel teemadel. See võib ju olla kas või see, et kuhu me klassiga nagu peole läheme. Aga sellest on kujunenud või vähemalt kujunemas selline nagu elukaar, et inimesed läbi oma elu osalevad nendel olulistel teemadel, räägivad kaasa, mõtlevad, ei jää kõrvaltvaatajaks. Nii et jah, põhimõtteliselt on ju sul võimalik seda igal pool teha. Noortevolikogus, noorteühenduses, noordelegaadina, riiklikult, rahvusvaheliselt. Et selles mõttes ääretult lai. Aga enne seda räägime natukene, mis olukord meil Eestis on. Meil on 79 omavalitsust Eestis, 64 valda ja 15 linna. Palju meil noortevolikogus Eestis on? Ligikaudu 50, aga siin läheb küsimus väga palju selle peale, et milline neist on hästi toimiv noortevolikogu, et milline see kvaliteet seal päriselt on, aga võib enam-vähem sellel tasandil öelda. Et 50 noortevolikogu hetkel on, kas sinna sisse me arvestame ka sellised noorteaktiivid, kes püüdlevad siis noortevolikogu poole? Siis noortevolikogu või aktiiv võiks ju olla enam-vähem sarnane asi, aga lihtsalt kui seda põhimäärust ei ole veel nagu paika pandud või ei ole mingisuguseid selliseid struktuure, on lihtsalt kamp toredaid noori, siis põhimõtteliselt võib öelda, et kõik see läheb sinna samasse. Ja kui meil peaks olema, mida ma eeldan, et ei ole, aga mõni kuulaja, kes ei tea, mis asi on Eesti Noorteühenduste Liit, siis keda või mida see institutsioon koondab? Jaa, me vahepeal panime ENL nii-öelda lühendini sinna Google'isse sisse, siis näitas Eesti Näitlejate Liit, et ma olin natukene frustreerunud kohe, et kuidas küll niimoodi, aga see on Eesti suurim noorte katusorganisatsioon, ühendab valdavalt juriidilisi nii-öelda isikuid, kuid tegelikult lihtsalt noorteühendusi, osaluskogusi ja mida aeg edasi läinud, seda rohkem lihtsalt noortega tegelevaid organisatsioone, nagu ma enne ütlesin, noordelegaadid, ministeeriumite juures olevad noortenõukogud, aga põhimõtteliselt siis pakume huvikaitset, võimalust noortel saada paremaks, tublimaks, targemaks, kas läbi koolituste või seminaride, nii et põhimõtteliselt kõik, mis on Eesti noortega seotud, mis on nende nii-öelda parema elu suunitlusega seotud, sellega tegeleme. Aga nüüd see natukene põnevam või huvitavam küsimus sulle. Ilmselt see baseerub rohkem isiklikule arvamusele, aga võib-olla on ENL-il ka selle kohta mingi arvamus kohe selgub. Eestis on siis noor vanusegrupis 7–26. Kui 26-aastasel näiteks Maarjal on 7-aastane poeg Mihkel, siis me noorsootöö seaduse järgi siis peaksime neid mõlemat arvestama kui noort ja seisma nende huvide eest võrdväärselt. Kas meil Eestis oleks ruumi või vajadust seda vanuseklastrit muuta? Tead, väga huvitav küsimus ja ma ütleksin tõenäoliselt, et mitte, sest et Eesti riigis on palju suuremaid probleeme kui see, kuidas me mingisuguse ametliku määratlusi teeme. Ikka me alustame kuskilt tähtsates dokumentides, käime selle algusest lõpuni läbi, näeme 3 aastat vaeva ja siis tõstame prügikasti, ütleme, et sorry, polnud aega, polnud raha, polnud viitsimist. Et kui me räägime siin juhtkonna tasandil, siis nad peaksid kohe kindlasti tegelema muude asjadega, ma ei tea, rahastamise teemadega, fookuse seadmisega, mida me mingisugusel teagrupilt tahame saada, vot see on selles mõttes nagu mõistlik, et isegi kui see vanusegrupp on nii-öelda nagu väga laia spektris ja väga hea näide, siis olgem ausad, ega suunitlus on ka praegu erinev. Näiteks kas või kui me võtame noortevolikogu, pigem ikkagi kuni sellised 20-aastased noored, ei ole võib-olla jõudnud veel eluülikooli ega ka ülikooli ja siis noorteühendused on just need inimesed, kes tihtipeale koondavad neid, kes on jõudnud kuskile sellisesse nagu ülikooli linnakusse või vähemalt aktiivsesse täiskasvanu ellu. Et on olemas erinevad võimalused juba praegu noortele. Väga hea ja viimane küsimus siis, kui küsida, et palju neid võimalusi noortel on, siis palju meil hinnanguliselt on noorteorganisatsioon ja kas me saame võrdsustada, et enamus nendest kõik on ENL-i liikmed juba või kuidas sa vastaksid küsimustele, et palju meil Eestis noorteorganisatsioon on? Kindlasti mitte ei ole. Meil on nagu enam-vähem 2 lehte, et 50 on noorteühendusi, 50 siis neid noortevolikogusid võib öelda, et laias raamis 100. Sinna muidugi võiks juurde liita ka neid, kes on nagu mitteaktiivsed, aga demagoogiaga ma siin ei tegele. Ja
eks võib öelda, et seal suurusjärk, ma kujutan ette, 50–100 on neid veel, aga Eesti Noorteühenduste Liit kindlasti koondab neid kõige suuremaid, aktiivsemaid, tublimaid, need, kes on päriselt huvitatud, mitte ainult iseenda liikmeskonna ees seismas, vaid ka nagu laiemalt noorte eest, et selline missioonitunnetus on valdavalt ikkagi neil olemas. Läheme nüüd süvitsi tänasesse teemasse, milleks oli siis noorte osalus kui samm targema ühiskonna poole. Ja ilmselt siin laua taga olijatest meie kahekesi kumbki ei ütleks elu seeski, et noorte osalus ei ole oluline või et ta on kuidagi vähem olulisem kui teiste vanusegruppide kaasamine ja nende osalus ühiskondlikes otsustusprotsessides. Küll aga sa enne tõid välja, et näiteks koolis algkooli tasandist hakkab pihta õpilasesinduse võimalus. Ma tooks isegi võib-olla siia lauale teema veel noortemate noorte, mõni ütleks laste kaasatus ja osalus juba lasteaia tasandil, eks ole. Küll jah, nad ei mahu vanusegrupis 7+, nad on ikkagi nooremad, aga see kultuur, julgus kaasa rääkida ja osaleda hakkab minu hinnangul näiteks sealt. Ja ma küsin su käest sellise küsimuse, et sinu hinnangul, miks on noorte kaasamine otsustesse meie demokraatlikus ühiskonnas või kas on kriitilise tähtsusega? No ma alustan naljaga, et ega selle noorte osalusega ongi enam-vähem nii nagu jõusaali minemisega. Kõik räägivad, et see on ülioluline ja siis kõik teised vaatavad, et tehke see raske töö ära ja rapsige. Siin, et esimesed 2 nädalat on oluline, et see visitakse ära. Eks ta olegi, et me entusiasmiga ostame selle nagu jõusaali pilet ära ja siis unustame ära, et kohale on ka vaja päriselt minna. Kuidas ma oskan öelda, ega selle noorte osalusega on ju keeruline, et kui sa oled nagu nooremas eagrupis, siis ilmselgelt see ootus ei ole, et sa lähed valima ja tead, kes on peaminister või üldse sa ei pea nagu olema seotud poliitikaga, aga see on seotud sellega, kuidas sa tulevikus inimesena käitud, kas sa oled kõrvaltvaataja või sa oled aktiivne osaline. No kas või kõige lihtsam, ma ei tea, kedagi kuskil kiusatakse, on ju, kas hoiad oma suu kinni või kui sa julgi ise sekkuda, mis on täiesti normaalne, lähed näiteks, annad kellelegi märku. Et me lihtsalt põhimõtteliselt ehitame tegelikkuses normaalset kodanikuühiskonda. Ei saa niimoodi, et kõik on kellegi teise mure, mina ei pea mitte millegiga tegelema. Et piltlikult öeldes siin võib ju isegi uuringutesse sisse minna. Mida ma kujutan ette, et vaataja ei viitsi, aga Šotimaa ülikoolis siin üsna hiljuti tehti alles nagu uuring, et mida nooremana sa alustad nagu osalemist, seda suurema tõenäosus osaled ka vanemana nii-öelda. Et mis me siis tahame, et see 30 läheb ükskord valima, aga kui tal ei ole seda kunagi olnud nagu seda kogemust varasemalt, kuidas ta jõuab sinna? Ehk siis ikkagi me ehitame siin nagu sellist tubli ja tarka inimest. Meil just hiljuti lõppesid kohalikud valimised ja see, mis sa just välja tõid, see ju väga hästi iseloomustab seda olukorda, et kui paljud väiksemad omavalitsused vaevavad pead selle murega, et miks meil väljaränne nii suur on. Et tahes-tahmata meil on suured tõmbekeskused, suuremad linnad, oma ülikoolidega, mis tõmbavad noored mitmeteks aastateks ära. Ilmselt noor tahab veel kogemusi omandada, mis on väga loomulik ja vajalik, läheb näiteks välismaale, läheb tööle ja loodetavasti üks hetk jõuab panustada ka oma kodukohta, kui see huvi peaks olema, aga selleks tuues nüüd sinu mõtteid võib-olla ühte näitesse, et kas sa oled minuga nõus, et selleks, et nüüd see noor inimene panustaks sellesse väiksemasse omavalitsusse, kellel niigi võib-olla see, ütleme siis otse füüsilise isiku tulumaks ei ole liiga suur, sest et väljaränne on suurem ja mõeldakse, et kuidas me saaksime inimesi tagasi, siis ma julgen väita, et üks lihtne meetod on ju see, et kui võimalikult noorest peast inimene saab selle kogemuse, et teda võetaks kuulda, siis tal tekib see harjumus ja tahtmine muuta seda keskkonda enda ümber ja sellest tulenevalt on suurem tõenäosus, mitte 100% kindel, aga suurem tõenäosus, et tal on huvi ka tulevikus oma kodukohta panustada. No ma arvan, et me näeme väga asja sarnaselt. Kas või võtta näiteks lihtne näide, tehakse koolide juures ju ikka, et ma ei tea, lähme võõpame seina, ehitame pinki, ma ei tea, koristame parki, mida iganes on ju. No selles mõttes on 100 korda ära tõestatud, et kui inimene tunneb, et miski asi on tema oma, siis ta ei lähe seda rikkuma või vähemalt kas ta siis näiteks kas või osaleb seal nagu suurema tõenäosusega, eks. Kui sa oled ise ikka mingisuguse, ma ei tea, kooli seina ära võõbanud, aidanud klassikaaslastega seda, ma ei tea, 1-2 teha, ütleme niimoodi, et oli pikk laager, et no sa ei lähe seda sodima, eks ju. Täpselt samamoodi on nii, nagu sa kirjeldad, ehk siis kui sa oled mingisugust protsessis sees, see koht on sinu oma, sa hoolid nendest õpetajatest, võib-olla sellest koolist, pargist, ma ei tea, millest iganes, siis ilmselgelt sa oled palju suurema tõenäosusega seal nagu kaasa rääkimas. Mina vähemalt näen seda küll nii.
Tulen korra teemaga kõrvale, sina, Kaarel, hetkel oled justkui Eesti noorte üks eestkõnelejaid Eestis, sest et see amet või tiitel vähemasti seda võimaldab ja kui olukord on sama, mis ta oli umbes 10 aastat tagasi, siis ju ma arvan, et seda institutsiooni, mida sa juhid, tihtipeale tahetakse kaasata erinevatesse protsessidesse, et küsida, kuidas siis noortel olukord on või mis teie noortena arvate. Miks see teema sind üldse kõnetab? Algas väga isiklikel ja sellistel isekatel põhjustel. Ma olin pärit üliväikesest maakoolist, seal ei toimunud mitte midagi, ma ei osalenud, ma ei rääkinud kaasa, tegin oma inded ära, käisin võrkpallis ja oligi kõik, aga kui ma ühel hetkel sealt nagu välja sain ja ma sain aru, et tegelikult on võimalik pakkuda ja inimesed ei osale tihtipeale sellepärast, et neile pakuta, mitte et nad ei viitsi või ei taha. Aga jõudsin ülikooli, tegin natukene liiga palju suu lahti, nüüd ta liigub juba keskmisest kiiremini, toona veel nii väga mitte, on ju, ja mind haarati nagu kaasasjadesse, milles mul polnud nagu aimugi, et tegelikkuses mul oli võimalik järsku juhtida mingisugust tiimi, juhtida raha, korraldada üritusi, mulle meeldis, kõigile ma ei ütle nagu, et see on tingimata, aga see oli lihtsalt nagu, et mis asja, noorele inimesele antakse nagu nii palju võimalusi, kas või praegu, on ju, 9 põhimõtteliselt täiskohaga töötajad, peaaegu 500 000 eelarvet, lähetused ühele poole, teisele poole maailma, just tulin Maltalt ja Malaisiast, kusjuures Eesti maksumaksja ei maksa sellest, ma igaks juhuks ütlen sulle, hea vaataja, et selliseid võimalusi ei pakuta mitte kuskil mitte kellegile ja kuidagi nagu tundub, et see on mingisugune kauge, mõttetu asi, kellega tegelevad mingisugused aktivistid ja siis nad tahavad kindlasti poliitikuks saada, ei. Nii et ma tulin siia põhimõtteliselt sellepärast, et mind kutsuti ja ma jäin sellepärast, et see oli lihtsalt paganama lahe ja nüüd, miks ma ikka veel siin olen, kuigi ma olen ka vaikselt sektorist ära minemas, siis lihtsalt see, et ma sain nii palju ja mulle tundus küll, et ei saa ainult võtta, peab andma ja kui ma nüüd suudan inimestele selgeks teha, et kuulge sõbrad, see, mis siin pakutakse, on hindamatu väärtusega, see raha, mis te siia sisse panete, on väga odav, see toob ikka korduvalt teile tagasi, siis jah, see on, kui ma juba praegu mõtlen selle podcasti väärtuse peale, siis ma arvan, et see oleks üks potentsiaalne õppematerjal päris paljudele omavalitsusjuhtidele, sest et siin võidakse ju kohe öelda, et meil on üks väga eeskujulik näide noore inimesena, kes on tõesti paduentusiast sinu näol ja on andnud näpu ja võetakse käsi, aga vot siin ongi see põnev koht, et siin laua taga on neid lausa 2 ja meil on neid ühiskonnas palju rohkem, kes tõesti on andnud näpu ja see noortevaldkond millegipärast on selline põnev valdkond, mida ilmselt paljud inimesed ütlevad oma lemmikvaldkonna kohta samamoodi, aga kuna noortevaldkonda nähakse sellise pehme valdkonnaga, millest on lihtne raha ära võtta, kui on kriitilised ajad, siis mina ütleksin siin sellise julge statemendi, et oleks ääretult ebainimlik käitumine võtta ära selline julgustav, arendav ja toetav kasvupind noorele, kellest tulevikus võib saada üks väga esinduslik omavalitsusjuht, ärijuht või kogukonna aktivist. Palun, sellepärast, et kui me võtame praegu sellise Eesti nii-öelda poliitilise eliidi, mitte sooviga kedagi nagu välja kutsuda, olgu selleks Keldo, Tsahkna, Svet, Läänemets, ükskõik millisest erakonnast me võtame, need on ju kõik kodanikuaktivistid olnud, kes on olnud õpilasliidus, üliõpilaskondade liidus, Eesti Noorteühenduste Liidus, nad on mõned juhul isegi need kõik organisatsiooni läbi käinud, on ju, et mitte et öelda, et nüüd see on mingisuguse poliitiliste inimeste kasvulava, ei lihtsalt vaata, et neid inimesi teaksid, ma võiksin siin nimetada nagu kõrgete advokaadibüroode, arstide ja mis iganes nagu tulemusi, et siin nagu igas sektoris põhimõtteliselt arendatakse nagu Eesti sisuliselt tippjuhte ja see juhtub niimoodi, sest et kui sa juba oled saanud selle nagu maigu kätte, ega sa ei taha selles mõttes jääda kõrvaltvaatajaks. Läheme tagasi noorte osaluse tähtsuse juurde selles kontekstis, et räägime natukene ka takistustest. Et Eestis, nagu ma varasemalt välja tõin, meil on 79 omavalitsust, nad on väga eriilmelised, neil on väga erinevad võimekused, väga erinevad sissetulekud ja väga erinevad prioriteedid. Oleneb, kuidas demokraatia on kohalikus omavalitsuses kujunenud, kes on seda juhtinud. Kas on meil võimalik üldistada, millised takistused Eesti noortel on ühiskondlikes otsustusprotsessides osalemiseks? Jumal küll, algab tõenäoliselt mõttemallist, ehk siis meil on kõike muud ja targemat, paremat, olulisemat teha, et teed vajavad lappimist ja ma ei tea, keegi tahab kuskil palka juurde ja ma ei tea, kanalisatsioon lekib, on ju. Selles mõttes, kui keegi jõuab lõpuks selle noorteni, siis enam-vähem see jääb mingi kohtumise tasandile, et ma ei tea, meil oleks vaja seda tugispetsialistide võrgustikku nagu kohalikul tasandil suurendada, aga ma saan aru, linnapea, vallavalitsus ei pea sellega nagu esimeses järjekorras tegelema, kui sul on üks tark ja tubli haritud inimene,
no siis tema teeb kõikide ees selle töö ära ja pole nagu muret, aga kui sa koormad nad üle 30 erineva asjaga, on ju, et ole veel nagu pagar, kondiiter, keevitaja, siis see asi nagu ei saa toimida, et jah. Sinul on nüüd kokku puuda nii kohaliku tasandiga kui ka riiklike asutustega, on need siis riigi allasutused, ministeeriumite allasutused, ministeeriumid. Milline see suhtumine noortesse või kas on nagu erinevust üldse, et kui me vaatame riigi institutsioone versus kohaliku tasandi institutsioone? No nüüd, kui lappama hakkab minema, siis oluliselt suurem on see tähelepanu, on ju. Me oleme vaadanud, kuidas noorte meeste sellised hoiakud, eriti näiteks võrreldes noorte naisterahvastega, on nagu oluliselt palju langenud. Me oleme tagasi läinud mitmeid aastaid. Noh, rääkides juba piltlikult öeldes sellest, et kus on nagu noore naise koht, mis on minu jaoks täiesti utoopiline. Laias laastus me jõuame lõpuks tegelikult radikaliseerumiseni. Oleme siin rääkinud ma ei tea, mingisugust Andrew Tate'i fenomenist, mis õnneks hakkab natukene välja nagu langema, aga et tegelikult me näeme nagu murekohti siin ühiskonnas. Aga me mõtleme nüüd need inimesed, kes veavad eest otsustusprotsesse, no näiteks ministeeriumis, on need siis toledad valdkonnajuhid, ametnikud versus need inimesed, kes veavad protsesse eest kohalikul tasandil, samamoodi võib-olla omavalitsuses on osakonnajuhid, on ametnikud, siis kummal tasandil on võib-olla sellist noorte meelsust lihtsam läbi suruda või lihtsam üldse nagu laua taha saada? Oi, see on hea küsimus. Ega ma eelmisele küsimuse täielikult ei vastanud ka selles mõttes, et ega ametnikud on tublid, ei saa öelda ainult, et nad on nüüd, kuidas ma ütlen, hakanud sellega tegelema sellepärast, et on probleeme, aga noh, ma lisan siia veel enne, kui ma vastan küsimusele. 10 000 noort töötud, kõrgem kogu Euroopas on ju. Need noori, ma ei tea, siin vahepeal oli vist juba üle 20 000, saatejuht võib mind parandada, et väga hea, et siis ongi nagu küsimus, et kas see tuleb nüüd ülevalt või alt ja tuleb ikka ülevalt, mul on selline tunne, et noh, visatakse statistika ja kõik asjad välja ja siis hakatakse nagu küsima, et aga kuidas saab meil olla kõige hullem, on ju. Me oleme PISA testides kõige paremad ja haridus on kõige parem, aga no näe, rahvusvaheline kodanikuhariduse uuring ütleb, et me oleme ka samas ühed laisemad osalejad. Nii et kõige targemad, aga kõige laisemad. Ja ma ei tea, nüüd on see küll küsimus, et milline see tase nagu siis, noh, ma ei tea, kohalikul tasandil on ja ma julgeksin üldistada, mul ei ole kuskilt uuringut välja võtta, vabandage head vaatajad, aga äärmiselt erinev. No see regionaalne ebavõrdsus ja killustatus on ikka jõhker, et selles mõttes Toilas tehakse merekonteinerisse mingisugust mobiilset noortekeskus 10 000 projekte ja siis omavalitsus nimetamata, piltlikult öeldes nagu, mis noored, lõpetage ära, noh. Tellige neile pitsat, kutsuge ühe korra laua taha ja ärge tegelege rohkem. Nii et kahjuks on see väga erinev, aga õnneks tundub, et riik vähemalt sõnades räägib, et see on oluline. Kahjuks, nii nagu sa ütlesid, raha jääb alati vähemaks ja see aasta jäi kohe 45% Eesti Noorteühenduste Liidule vähemaks. Noh, ütleme, et sellest ajast, kui mina Eesti Noorteühenduste Liitu juhtisin ja sellest on juba mõningaid aastaid möödas, ma pean tunnistama, et siis sinu mõtteid ja repliike kuulates võib-olla liiga palju siis nagu muutunud ei ole. Küll aga, kui saab üldse öelda omal ajal, siis minu üks arvamus oli see, et meie enda Eesti miinus on lihtsalt see, et meie demokraatia on veel liiga noor. Et me tahame ennast võrrelda Soomega, aga vaata, Soomel on lihtsalt see eelis, et nad on suutnud seda demokraatia värki endal arendada riigis lihtsalt natuke kauem, kui Eesti riik on. Me oleme olnud iseseisvad vähemat aega ja meil on olnud prioriteedid mujal ja nüüd see, kus me tahame sellist kodanikuühiskonda arendada, rohujuure tasandi aktivismi suurendada ja kohalikel omavalitsustel on antud rohkem nagu suunitlusi, et tegeleda näiteks ka noortega läbi huvihariduse huvitegevuse toetuse, mis varsti meil 10 aastat on toimetanud. Et kas sa nõustud minuga sellega, et meil on lihtsalt võib-olla, nii kurb kui seda ka tõdeda ei ole, aega veel natukene vaja. Et just näiteks see noorte osaluse teadmine kohalikul tasandil oleks parem? Ma ei tea, sest et kui me võtame, kuidas on Eesti peale taasiseseisvumist arenenud, siis põhiliselt tänu julgetele otsustele, kus keegi teine ei ole veel nende asjade peale tulnudki või ei ole vähemalt julgenud nagu ellu viia. Ja siin digiriiki pekstakse nagu üles ja alla, aga on ju vägev asi, tore, sai jälle e-hääletada, ei pidanudki kuskil olema. Kusjuures ma tegin seda Malaisia kõrghoonest, nii et vägev. Aga kus kohas on meie selline entusiasm, julgus ja pealehakkamine siis nagu noorte valdkonnas, et kas me nüüd peame minema kõiki
kopeerima ja arvama, et Põhjamaad on need, kes toovad meile selle edu, on ju. Et kui me jääme kogu aeg selliseks järgi lonkijaks arvamaks, et meil on juba hästi ja muidugi on, ma muidugi peksan siin nagu selles mõttes seda valdkonda, mis ma siis kiidan, on ju, et ega me oleme saates, ma ei saa ju öelda, et nii tublid olete. Et võrreldes siin nagu nii mõnegi Euroopa riigiga, tegelikult olgem ausad, peaaegu et enamustega, meil on ikka väga hästi, et meil noorte organisatsioone, noorsootööd rahastatakse, meil on seadused, meil on nagu huvi, aga lihtsalt me oleme riigiga nii heas positsioonis juba ja midagi pole öelda, me tahame paremini, me saame paremini, kõik teavad, et meil on nagu väga suur hüpe võimalik teha, aga nii nagu sa ütlesid, praegu seda prioriteeti sellisel kujul ei ole ja võib-olla ka tõesti, nii nagu sa ütlesid, et demokraatia on veel noor, et ühel hetkel me saame aru, et see noorte valdkond ei ole mingisugune niisama lisalilulälu, vaid et sinna paned euro, saad, ma ei hakka matemaatikat igaks juhuks nagu tegema, aga et sa saad nagu 3-4-5 korda rohkem sealt nagu ennetuse näol tagasi. Jah, kui ma ei eksi, siis Austraalias tehtud uuring arusel iga euro, mis läks noortevaldkonda või noorsootöösse, tuli 2,44 või iga dollar tähendab, tuli siis $2,44 tagasi, mis on tegelikult väga, väga esinduslik näide, miks võiks kohalik tasand panustada oma noortesse. Aga me jõuame kohe varsti praktiliste soovituste nii, kus siis Eesti Noorteühenduste juhatuse esimees Kaarel Tailma räägib meile mõnest nõuandest KOV ametnikele, et noori paremini kaasata. Küll aga enne seda veel, kuna meil ei ole võib-olla eetriaega veel liiga palju alles, siis räägime haridusest ka ikkagi ja hariduse ja noortevaldkonna seosest. Tead, ma nüüd jään mälestuste sopis soramisega nagu võlgu selles osas, et ma ei mäleta, kas selle aasta kevadel tähistati ühte olulist verstaposti. Selle aasta kevadel 10 aastat tagasi, 2015 aasta maikuus võeti vastu seaduse muudatus, mis andis kohalikul tasandil hääleõiguse 16-aastastele noortele. Ja ma tõesti, kui ma nagu enda peas tuletasin meelde, et see oli värskelt see hetk, kui mina olin nagu kõige aktiivsem noor enda arvates oma kodukohas üldse ja siis oli nagu, oh my god, üliäge, et 2017 on võimalik siis noortel 16-aastastest alates valida. Mul tundub nagu, et see jäi kuidagi märkamata sel aastal, et meil selline tore juubel on olnud Eesti riigis. Aga ma mäletan, et selle muudatuse üks tagamaid ei olnud mitte lihtsalt see, et meil tekiks rohkem noori, kes saavad valida tasakaalustamaks siis kõrgema vanuse eagruppi, kes käivad niikuinii valimas. Aga seal räägiti väga palju ka sellest, et meil on vaja sellest lähtuvalt ka haridussüsteemis mõelda nende muudatuste peale, mis tekitaks noortel inimestel huvi oma kodukoha käekäigu vastu selleks hetkeks, kui nad siis 16. eluikka jõuavad ja valida saavad. Kuidas sa praegu hindad? Jällegi KOV-valimised on just möödas, poliitikutele meeldib tihtipeale öelda või nagu välja tuua, et noored ei ole ju aktiivsed, nad ei kasuta seda võimalust väidetavalt, et mis olukord meil hetkel on haridusvaldkonnas või hariduses või koolides, mis puudutab siis noorte ettevalmistust aktiivseks kodanikuks olemisest. Ma arvan, et Vali 16 on nii vina olnud alati see jäämäe pealme tipp ehk asi, mis toob inimesed nagu ühise laua taha ja mille üle ka hakatakse arutama, aga haridus on alati olnud ju selle nagu põhiline sisu osa. Ehk siis, et kuidas me veendume, et need noored, kes võiksid ühel hetkel valima ja või kandideerima jõuda, et nad teevad seda võimalikult nii-öelda teadlikult, targalt, mis iganeseks. Ja siin tuleb uuesti see kodanikuhariduse uuring nagu mängu, et me oleme ühed põhimõtteliselt kodanikualaselt teadlikumad ja targamad, noored siis selles mõttes, aga me osaleme kõige vähem. Ja ma arvan, et siin ei ole küsimus selles, et kas me õpetame nagu hästi mingisugust sisu, vaid selles metoodikas, et kuidas me seda õpetame. Et nagu selline, ma ei taha nagu väga õigendada, aga industriaalrevolutsiooni järgne haridusmudel, kus me loome nagu sellise targa ja ma ei tea, tubli töötaja, et see on natuke nagu möödanik võib-olla. Ei saa päris niimoodi, et sa istud lihtsalt seal tunnis ja muidugi see ei laiene kõikidele Eesti koolidele, meil on suurepäraseid kohti, ma pean selle Asteriksi ära tegema, aga kui sa lihtsalt istud seal, ma ei tea, loed mingisugust põhiseadust ja vastad mingile paarile küsimusele, kui palju seda aktiivsust siis sul tuleb, et kus sa leiad selle meelekindluse ja teadlikkuse, et ma ei tea, praktiliselt nõuand ütles, et lähme sinna, aga ma siis rutan natuke ette, et tehke mingisuguseid simulatsioone, Riigikogu, parlamendi, mis iganes, valige omale klassivanem, üks noor inimene, kes räägib nagu selles mõttes kogu klassi eest, annab märku, kuhu me võiksime minna
minna õppereisile, ma ei tea, aitab korraldada mingisugust bussi, mis iganes. Ei, meil on ju kõik vaja nende noorte eest ära teha, sest jumala eest nad ei oska ja ei tea mitte midagi. Aga no näed, nüüd on põmm 18, mine ülikooli, mine ajateenistusse, vali omale amet, hakka nagu selles mõttes lapsi tegema, sest varsti oled ühiskonnale kahjulik element, on ju, võid suitsetada, juua, autoga sõita, aga enne seda üks päev ei vaata, et nüüd ei tohi, on ju. Et selles mõttes olen natukene väiklane küll, mis ma siin salgan, aga see Vali 16 on üks paremaid otsuseid, ma arvan, mida me oleme teinud, sest et see tõi lihtsalt selle noorte teema nagu aktiivsesse arutelu tagasi ja ma loodan, et seda sama teeb praegu Euroopa Parlamendi valimiste nii-öelda valimise kandideerimise langetamine samuti, sest et Riigikogus ta ju esimese lugemise on läbinud. See on jah huvitav selline nüanss, mida ma olen ka avastanud ennast mitu korda mõtlemast, et me tahame, et inimesed lähevad valima, inimesed ka kandideeriksid, inimesed osaleksid, räägiksid kaasa kohaliku tasandi eluolus, kui omavalitsusel on vajadus sisendit saada. Me tahame, et ma ei tea, uuringufirmad tahavad, et oleks suur vastavus või vastajate arv vähemasti, et need oleksid sisukad vastused ja tööandjad tahavad, et nende töötajad, eks ole, räägiksid sisuliselt kaasa, mitte ei teeks miinimumi ainult ära. Kuid ometi vahel tundub, et oodake selle kõigega enne, kui te 18 saate, et sinnamaani võtke rahulikult. Aga vaata, seal on üks vahetasand veel, et üks hetk ma avastasin end mõttest, et kui lähed näiteks gümnaasiumisse või kutsekooli peale 9. klassi ja nüüd eriti koolikohustusega seonduvalt, valik tuleb ju teha, mida sa oma eluga tahad edasi teha ja peale 9. klassi see valik on ääretult oluline, mistõttu kõik erinevad karjääripäevad 9. klassis koolides on nagu väga kriitilise tähtsusega. Aga kui sa näiteks kuni 9. klassi lõpuni, nii nagu sa mainisid, koolidemokraatia kontekstis ei saa liiga palju kaasa rääkida. Ja ma arvan, et on ka, ma julgen väita, et on perekondi, kus noor laps, noor ei saa liiga palju kaasa rääkida selles, mis seal toimub. Aga nüüd 10. klassi minnes või kutsekooli minnes on sul väga oluline elumuutev valik. Millist suunda valida, millist eriala valida, kuhu minna, kas jääda kodusse, kodupiirkonda, minna kuskile mujale, võib-olla on vaja tegeleda veel eluasemega selles kontekstis. Ja nüüd piltlikult paari kuuga või päeva pealt on sul vaja hakata kõike otsustama ja valima oma elus. Et tundub ja natuke nagu dissonants päris elust. Nojah, ja siis ongi niimoodi, et noored teevad ainult nii, nagu nende sõbrad ja vanemad ütlevad, no palju õnne, nagu kui sa oled lasknud tal nagu 18 aastat elada sellises nagu, kuidas ma ütlen, keskkonnas, et sina räägid siis, kui kana pissib või et põhimõtteliselt ole vait, no nii ei saa, on ju. Ma muidugi jällegist ei saa siin nagu kõigile seda laiendada, aga no nii ongi, rääkisid uuringutest, miks vaadatakse vanemate nii-öelda haridustaset, on ju, sest see paneb väga laias laastus paika selle, et kuidas vanem suhtleb, mida ta teeb, on ju. Nii on, võttes kiiresti kokku selle hariduse konteksti, siis võib-olla lühikese vastusega, millised koostöövormid sinu hinnangul haridus- ja noortevaldkonna vahel oleksid tõhusad? Kas need on juba olemas või on siin veel midagi nagu võimalik? Mina tunnen näiteks juba, et ma olen vana, on ju, jah, ma nüüd kohe olen lõpetamas oma esimehe nagu asja ja annan tiitli edasi, aga see peab toimuma mingit pidi noortele. Siin tuleb see tore Harti redel, mida me oleme sinuga võib-olla liiga palju vaadanud, vaataja jälle küsib, et mis asi see on, aga see on piltlikult öeldes, kas sa viskad midagi noorele ette või sa teed temaga koos ja pigem oled selline suunaja, mis iganes rollis, on ju. Et meie ametnikud nii kohalikul kui ka riiklikul tasandil peavad seda sammu hakkama rohkem astuma. Ei ole niimoodi, et ka Eesti Noorteühenduste Liit, mis on Eesti üks tugevamaid noorte katusorganisatsiooni, mitte veel kõige tugevam, et teie peate teadma, ütlema, tegelema, olema või mis iganes, on ju, riigi huvi ja roll peaks olema ka siin toetada, et kui meil joppab, siis on näiteks sinusugune noor mees, kes ENL-i sattus nagu juhtima ja võib-olla teadis ise täpselt, kuhu ma lähen ja mida ma teen, on ju, aga ikkagi meil asi kipub isegi sellisel juhul minema natuke nagu teenuse sisseostmise rolli, et nagu ENL ei ole HTM-ile Harno või siis Haridus- ja Noorteamet, kus ta piltlikult öeldes ütleb, et see on minu rakendusasutus, mingegu, tehkegu, on ju, et seda toetamist on vaja kõige kõrgemal ja kõige madalamal tasandil, niimoodi see asi saab toetada. Muidugi on see partnerlus, ei saa noored ainult nõuda, et olge minge, tehke, on ju, peab see toimima ka sedapidi, aga praegu ma siis annan sellise ikkagi riigi suunas oleva käika. Praktilised soovitused, viimane nurk meie vestluses. 3 või kuni 3 praktilist soovitust sinu poolt siis kohalikule tasandile ja just ametnikele noorte kaasamiseks?
Oh jumal, ma ei tea, kus ma alustan, selles mõttes võtke esiteks tööle normaalne noorsootöötaja, normaalne selles mõttes, et ärge käskige tal teha lihtsalt, ma ei tea, kuskil mingisugust ust lahti niimoodi, nagu siin vahepeal mingisugune nali on ju. Andke talle päriselt nagu vastutusvaldkond ja ärge suruge sinna mingi 10 erinevat asja. Palun veenduge, et tal on kvalifikatsioon või vähemalt mingisugune praktiline kogemus, sest et muidu, kui sa võtad inimese tööle, kes lihtsalt peaks minema ideaalis tegelema ja tal ei ole seda kogemust, ta teeb rohkem kahjuks halba kui head, makske talle normaalselt palka, sest et kui me vaatame, mis on noorsootöötajate palgad praegusel hetkel nagu üle Eesti, siis enamus inimestest, eriti siin nagu nendes tõmbekeskustes ei veaks isegi 1 kuud välja, meeldib meile küll mõelda, et mis see siin on. Ma arvan, et formaalse, mitteformaalse õppe selline lõiming ei pea olema niimoodi, et noorsootöötaja ja õpetaja on nagu täiesti eraldi, ei puutu kokku, ei näe, ei kuule, ehk siis siin võiks selle asjaga nagu edasi minna. Ma arvan, sellised generatsioonide vahelised dialoogid, täiesti normaalne, kas on õpetajad või vallavalitsus, linnapea, kes iganes toob selle grupi noori kokku, väike selline nagu tore õhtu, põrgatatakse mõtteid, selgitatakse, räägitakse, et jah, aga muidugi looge noortevolikogu, julgustage õpilasesindusi, valige klassivanemad, nii et sai vist rohkem kui 3, aga kõigepealt toetage neid, kes saavad toetada noori ja siis toetage noori otse ka. Tuli tõesti nagu miinipildujast praegu neid ideid, nii et ma arvan, et iga kohalik omavalitsus mingi mõttesid kindlasti sai endaga kaasa võtta. Turvaline ja toetav keskkond noore inimese jaoks, kes tahab kaasa rääkida, et teinekord võib jääda ka selle taha, et need täiskasvanud ametnikud kuskil asutuses, et ise ei taha ju astuda võib-olla, ma ei tea, 13-aastase noorena sealt linnavalitsuse või vallavalitsuse uksest sisse, sest ei tea seda keskkonda, ei tunne neid inimesi, aga ometi on mul mõtteid, sahtlesse kirjutatud nii-öelda luuletusi, mis võiksid kaasa aidata kohaliku elu arendamisele. Et kuidas siis seda turvalist keskkonda saab üldse kohalik tasa luua, mis see võib-olla paar mõtet võiks olla? Ma võib-olla vastan iseenda sellise rolli pealt. Ma mäletan, et kui keegi küsis mul kunagi mingisuguse küsimusi või enam ütles, et mine mingiste ametnikega rääkima, siis mul ikka jõhkralt käsi värises. Mul ei tulnud nagu ei piuksu ega mitte midagi välja. Nüüd ma ei tea, tulin nädal aega tagasi Maltalt ja pidasin 35 ministrile kõne niimoodi, et polnud nagu muregi. Ehk siis see ehitamine käib nagu järk-järgult. Siin ei saa olla niimoodi, et täna hakkasin tahtma, nädala aja pärast on pool maad ja siis 2 nädala pärast nüüd on aktiivne kodanik, eks ju. Eks see turgutamine käib nagu jooksvalt ja midagi pole ka öelda, et siin ei ole kahjuks seda imevitsa, et iga ühte peab toetama ikkagi nagu erinevalt, et ma ei tea, kas või näiteks võtta, et meil on haridusliku erivajadusega noori, kas nüüd nemad ei kõlba kuskil osalema või et ma ei tea, et klassis on mõni, kes on nagu noorem ja vaiksem ja tagurlikum, et et siis tema on vait ja las see räägib, kes on nagu selline, kuidas ma ütlen, aktiivne. Et ma ei oska sellele muud moodi vastata, kui et mina ei ole spetsialist tegelikkuses sellise nagu kohaliku tasandi mikro nagu kaasamise näol, vähemalt enam mitte. Et sellepärast ongi, ma arvan, vaja neid spetsialiste, kellele sa usaldad, et Eiffeli torni ei hakka ka ehitama selles mõttes torujüri või mingisugune kanalisatsioonimees, et sa võtad selleks inseneri, aga ometi tundub, et noorsootööd võivad kõik teha. Jah, ja fakt on see ilmselt, et kui 13-aastane Sofia on juba valmis kaasa rääkima, et siis see kaasamine ei tohiks ilmselt olla nii, et meil on üldplaneeringu tagasisidestamise vorm siin, ole hea, täida see 2 nädala jooksul ära ja siis imestatakse, et nagu, et me panime ju teile 50 lehekülge ette, miks sa ei vasta? See on nagu lihtsalt nii tüüpiline, et see peaaegu et läheb naerma, peaaegu. See on nagu kurb võib-olla vahel isegi. Aga viimane küsimus sulle. Räägime digitaalsetest lahendustest ka. Me ei eelda ilmselt, et riik hakkab Snapchatis või Instas või TikTokis scrollima ja otsima noorte sisendit ja hoiakuid ja arvamusi. Kuigi ma tean, kunagi täitsa selline krati idee oli, et mis natukene tõmbaks ja haaraks erinevatest sotsiaalmeediaplatvormidest noorte suhtumist ja meelsust. Aga millised need lahendused võiksid olla sinu hinnangul, et noorte osalust siis hõlbustada? Just digitaalsed lahendused. No, sina oled nendest juba õigem rääkima, sul oli üks päris lahe projekt, mis mulle tegelikuses idee tasandil väga meeldis ja selleks oli enam-vähem osalustinder, ma ei tea, sa võid seda ümber sõnastada, aga põhimõtteliselt, et sul on juba mingisugused ideed kokku nagu haaratud on ja siis sa vaadata, kas nad on head või halvad, et midagi pole teha, minu arvates, kui noor peab neid minema ise sisestama, ta tihtipeale ei viitsi sellega tegeleda, et meil on juba katusorganisatsioone palju, kes saab selle kokku nagu haarata, aga et siis võib-olla viia seda nagu massideni. Eks põrgata tagasi, aga selle e-osalusega
ma kujutan ette, on natukene nii nagu kõige muuga, et selleks on vaja sul eelkompetentsi, teadmisi, oskusi, et sellega üldse nagu peale hakata, et noh, kui me võtame selle nagu praegu kasutusele, siis nii-öelda naljaga võib öelda, et noh, Tallinna G5 ülikoolid, küll nad siis nagu annavad oma sisendit ja nad teevad seda ka praegu, aga et kas on tõenäosus, et me saame selle, noh, jällegi nimetamata väikese Eesti omavalitsuse noore selle e-osalusega kätte. Et seal on jah, nagu ma ütlesin, samme, ma arvan, astuda. Jah, sinu mainitud projekti kontekstis ma arvan, et ma saan ainult nii palju öelda, et ilmselt oli see idee liiga suur, liiga vara. Et ma eeldan, et see lahendus, millest ma siin pikalt ei hakka rääkima, tuleb üks hetk, et igas Eesti omavalitsuses oleks selline ühetaoline lihtsustatud võimalus otsustajatel noori kaasata ja noortel ka kasutaja kontekstis mugavalt oma ideid sinna esitada. Aga praegu veel ilmselt oli selle jaoks liiga vara, jah, et see projekt sinnamaani ei jõudnud. Aga ma küsin su käest nii, et kui nüüd selle noorte osaluse kontekstis meie kuulajal vaatajal on huvi natuke rohkem uurida, siis millistes kanalitest lisainfot saada võib? Siin on palju erinevaid võimalusi. Haridus, noh, sellisel laiemal teemal on kajastatud ehk Harno, Haridus- ja Noorteameti T-Vida portaalis. Ma arvan, et see on vist ainukene selline väga hea suur portaal, mis kaasab kõigest kõiki tööpakkumistest kuni mingisuguste oskuste arendamiseni edasi. Aga kuna ma olen noorteühenduste esindaja, siis egas midagi enl.ee, seal on võimalik vaadata ükskõik milliste osalusvormide kohta, mis on sulle parasjagu sobiv, kas siis east või tahtmisest nagu lähtav, et meil on noori, kes teevad kohalikul tasandil, ma ei tea, ühistranspordiga kuni nendeni, kes osalevad Maailma Terviseorganisatsiooni ja ÜRO, ütleme lihtsamalt nagu summitil Ameerika Ühendriikides on ju, et noh, neid astmeid on nii palju. Nii et enl.ee, vaata seal ringi, aga soovitan ka õpilasesinduste liit, noh, see on just kooli selline demokraatia, Eesti üliõpilaskondade liit, kui mõtled, et no nii, ülikooli tee on ees, jah, selles mõttes küll. Aga ENL-i koduleheküljel on veel see hea asi, et me oleme kõik need organisatsioonid sinna kokku tegelikult kogunud, vähemalt need, kes on meie liikmed arstiteadustest, poliitiliste noorteühendusteni, ma ei tea, skaudid, gaidid, poliitilised või vabandust, tahtsin öelda ka usulised, et kedagi ei diskrimineeri, midagi ei jäeta välja, kui kuskil on midagi avastada, näed kohe, et millises omavalitsuses, milline organisatsioon, millega tegeletakse, nii et tegelikult on see tehtud võimalikult lihtsaks, sealt võtta ainult kontakt, räägi inimestega ja kui natukene pelgad, võtta ühendust Kaarliga, võtta ühendust Eesti Noorteühenduste Liiduga, meie oleme alati valmis vastama. Nii nagu kuulsid, hea kuulaja, vaataja, see härra minu vastas oli Kaarel Taimla, Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees veel mõnda aega ja siis on juba uued ägedad inimesed varsti Eesti Noorteühenduste Liitu üle võtmas. Juba teised põnevad teemad, sealhulgas Kaarli poolt mainitud noorteinfo teema on juba järgmistes episoodides meil tulemas, nii et loodame, et tulete tagasi meid kuulama ja vaatama. Selleks korraks kõik. Aitäh meiega olemast ja näeme juba järgmises episoodis. Tšau!